Tutvustan kõigepealt ennast. Olen Kaarel. Olen selle põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekava vilistlane. Olen selle nii bakaosa kui magistriosa läbi teinud ja sellepärast võiks olla Eesti Maaülikoolis see inimene, kes teile seda natukene tutvustab, natukene räägib, kuidas magistri osas õpe võiks välja näha ja mida siis veel lisaks, kes tuleb näiteks sama eriala bakalaureuseastmest, et mis lisaks siis magistriastmes veel võiks targemaks saada. Panin siia ühe pildi ka, mis võib tunduda arhailine ja veider, et põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine aastal 2025, et kas tõesti selline, siis jah, Eesti põllumajandus selline võiks olla, kui me küsime küsimust tehisintellekti käest. Eelmine aasta ma seda tegin, ütlesin, et tee mulle pilt, missugune on siis see Eesti põllumajandus aastal 2025. Ja nii ta on, et meile nüüd sellist pilti enam ei tuleks, siis ongi mul teie abi vaja ja peate teie siis Eesti põllumajandust koos siis Eesti Maaülikooli ja selle õppeaine abiga nii palju toetama et pilt tuleks natukene kaasaegsem ja ilusam. No, ilus on seegi, aga võib-olla mitte jätkusuutlik. Nii et magistriõpe, mis see siis endast tegelikult kujutab? Eks probleemid on meil ja trendid ja väljakutsed põllumajanduses jätkuvalt ja mõni neist võib-olla ei olegi probleem, et kui me räägime, et meil on kartulikasvatus näiteks langenud võrreldes 91. aastaga drastiliselt, siis teisest küljest saagid on läinud ülesse, võib-olla tarbimisharjumused on ka muutunud, aga jah, meil need numbrid räägivad enda eest ja kas see on probleem, siis seda saate lahata meil magistriastmes juba ja arutleda, et mis selle põhjused võivad olla ja kuidas seda muuta, kas nüüd või tulevikus. Siis meil tootjaid jääb järjest vähemaks põllumajandussektoris. Ka tingimata ei ole probleem, aga meil Eesti on üks keskmiselt kõige suurema pinnaga ühe tootja kohta siis riik ja meil see põllumajandustootjate arv järjest väheneb, nagu ka järgmine punkt mahepõllumajanduse poole pealt, mis tegelikult on ka keskkonnaga seotud, et ka seal meil tootjate arv väheneb, mis natukene võib viia selleni, et meil selline keskkonnasõbralikum või taimekaitsevahendite poole pealt natukene vähem koormav loodusele valdkond kas hääbub või vähemalt kontsentreerub. Et need sellised tendentsid meil praegu on ja sellega meil rinda tuleb pista. Mis siis meil selle magistriõppe fookused on? Me õpime süvendatult just põllumajandussaaduste tootmise, töötlemise ja turustamise, just seda töötlemise ja turustamise poolt. Vaatame süvendatult veel majandusoskusi, et kuidas planeerida, kuidas analüüsida ja kuidas see põllumajandusettevõtte tegevus tervikuna paremini toimib. Et ma olen seda võrdlust ikka toonud, et kui te tulete bakalaureusastmes meil seda eriala õppima, siis te saate pusletükke ja päris palju pusletükke. Võib-olla te saate mõne nurga ka paika, aga sellist tervikpilti sellest valdkonnast alati kõigil ei teki. Eriti veel neil, kes võib-olla on valdkonna välised inimesed, et siis magistri pool on see, kus te saate need tükid kõik kokku ja kui reaalselt mõni tükk kadunud on või puudu on, siis magistriastmest eelneva põhjal oskate tuletada või ennustada, et missugune see puudu olev tükk võiks olla ja joonistate selle ja pilt saab väga ilus. Et ühesõnaga, kui meil on
valdkonnas probleeme, siis teaduspõhiselt me magistriastmes neid asju lahendama hakkame ja need probleemid, mis meil on valdkonnas, siis me üritame lahendada siis olemasolevate teadmiste põhjal ja kui need ei toimi, siis suudame mõelda ka mingeid uusi lahendusi. Ekspertteadmised taimekasvatusest, muidugi need, kuidas meil saak kujuneb, kuidas seda saaki mõjutada, parandada, et kui ma enne ütlesin probleemid, siis saagi kvaliteet võib olla üks probleem ja kuidas seda tõsta, siis täpselt see, mida magistris teaduspõhiselt teeme, ongi. Ja muidugi oma tegevusele hinnang anda, et kas meil on ühest küljest keskkond hoitud, on kõik võimalikult tasakaalus meil keskkonna poole pealt, et need asjad on, mis me ka süvendatult vaatame magistriastmes üle. Kas see sobib, see eriala teile? Saate kiirelt läbi käia ja hinnata seda näiteks 5-pallisüsteemis. Jätke meelde või pange kirja, aga näiteks esimene väide, et ma tahan põllumajandust rohkem teada, kuidas käib taimede kasvatamine ja põlluharimine. Kui me seda tahame, siis me hindame seda 5-ga. Kui me seda nii väga ei taha, siis on 1 ja kõik vahepeal olevad võimalused ka sinna juurde. Siis järgmine väide hindame jälle samamoodi, et mulle meeldib olla taimede keskel ja tahaksin teada, millised taimekultuurid Eesti kliimasse sobivad. Saate selle peale korraks mõelda, anda hinnangu. Järgmine natukene sarnane teema kliima poole pealt, et mind huvitab, kuidas saada saaki ka muutuvates kliimatingimustes. Kui see mind kõnetab, jällegi 5 punkti. Kui nii väga ei kõneta, siis võite valida mõne väiksema väärtuse. Ja eelviimane väide, tahaksin teada, kuidas saaksin olla tark põllumajandaja. Kes siis seda ei tahaks, et siis pange 5 ja lähmegi edasi. Minu jaoks on oluline teada, kuidas tagada Eestile piisav toiduvaru. Ehk siis toiduga kindlustatus, toidu julgeolek on see, mis võiks meile olla olulisel kohal, et meil kohalik inimene ikkagi saaks süüa kohalikku toitu ja seda mõistliku hinna ja hea kvaliteediga. Ja kui meil mujalt mingil põhjusel ei peaks enam ressurssi sisse tulema, et siis me võiks saada ilusti ise ka hakkama. Aga selle jaoks on efektiivselt vaja majandada nende kultuuridega, mis meie kliimatingimustesse sobivad. Kui ei sobi, siis nende teadmistega, mis te siit kogute, me võib-olla saame sordiaretusega midagi muuta. Aga kuidas see käib, siis peate tulema siia. Nii et kui saite sinna punktid kokku lüüa ja sinna 25 punkti ligidale, siis kindlasti olete õiges kohas, kuulate õiget infotundi ja sügisel kindlasti näeme. Kui nii väga ei kõnetanud need punktid, siis eeldused on olemas. Tulge ikka õppima ja saame koos selgeks, et tegelikult see eriala on teile. Kui punktid jäid sinna 0 ja 12 vahele, siis tegelikult tulge ikka õppima. Aga kaaluge teisi erialasid ka. Et võib-olla näeme hoopis aianduse erialal. Et ka aiandus väga lähedalt seotud meie põllumajandussaaduste tootmise ja turustamisega, nii et kui te õppima tulete, siis ilmselt kohtute üksteisega. Aga kuidas ja mida me siis õpime? Muldadest räägime, kuidas neid jätkusuutlikult kasutada. Räägime teemadest, mis puudutab, kuidas meie saagid formeeruvad, missugused on nende kvaliteedi näitajad, kuidas neid hoida, kuidas neid tõsta. Siis kuidas meie taimi kaitsta, ehk siis integreeritud taimekaitse
ja sinna juurde käib muidugi täppispõllumajandus, et kuidas me need taimekaitsetöid siis võimalikult efektiivselt saaksime teha. Et tänapäeva väljavaated sinna suunda lähevad, et me rohkem tehnoloogia ja digiteemadega oma põllumajandust ka toetada saame. Siis kuidas meil maaressurssidega on, kuidas neid ratsionaalselt kasutada, milliseid analüüsimise ja planeerimise viise me saaksime ära kasutada, et neid olemasolevaid ressursse võimalikult efektiivselt ära kasutada, et nende asjadega me tegeleme. Nii et jah, mahetootmisest räägime, siis fütopatoloogia, entomoloogia, just rakenduslik entomoloogia. Jah, ja ka laias laastus muld käis läbi meil siis otseselt taimede toitumise ja aineringetega see seotud on, et kui räägitakse süsinikust ja süsiniku teemadest, siis see on ka üks aineringetest ja tegelikult neid aineringeid on meil valdkonnas ka päris palju. Ja, vot. Konkreetsemaks minna siis plokid, kuidas meil see õpe on jaotatud, kes pakast tuleb, see enam-vähem struktuuri teab, et meil on erialamoodul, kus on siis kõik ained kohustuslikud. Esimene on taimekasvatuslik plokk, seal on integreeritud taimekaitse, mahetootmine, kliimaaine, muldade kaitse, mikrobioloogia, saagi formeerumise teemad ja täppispõllumajandus. Siis küsimus, et kuidas me selle saagi kõik saaksime väärindada ja turustada, siis neid teemasid toetab järgmine plokk, loomakasvatus ja keskkond, põllumajandussaaduste tootmine, saaduste turustamine ja siis rohumaa tehnoloogiad ja sööda tootmine. Siis tootmise planeerimine ja juhtimine taimekasvatuses, siis siin plokis on kestliku juhtimise teemad põllumajandusettevõtluses, maamajandusökonoomika, nõuandeteenistus, süsteemid, et kuidas olla kasulik siis, kui mitte ise tootjana, siis näiteks konsulendina. Ratsionaalne maakasutus, jällegi neist käisime põgusalt üle, et kuidas siis tegelikult meil ressursse ära kasutada nii, et oleks loodusel hea, endal hea ja kõik tasakaalus. Ja siis selline praktiline pool ja me lõpetame magistriastme lõputööga, siis hea oleks teada ka, kuidas sinna lõputöösse mingisugust katset sisse tuua, kirjeldada, kuidas selle katse tulemuste põhjal mingisugust järeldust teha. Ehk siis andmetöötlus on oluline ja kuidas see katse näiteks meil üles ehitatud on, et sellised teemad samamoodi siin teaduse plokis. Ja praktikaettevõttes jällegi väga hea võimalus siis oma teadmisi rakendada ja koguda sellist praktilist vaadet välja juurde, kellel seda ei ole. Ja kindlasti neil ka, kellel on. Siis eriala valikained on väga atraktiivsed, kõik biogaasi tootmine, biogeensed lenduvad ühendid, väga põnevad, kuidas taimed üksteisega suhtlevad ja missugused need märgid on, et väga põnev aine. Siis ettevõtte personali juhtimine, fütopatoloogia, kompostid, projekti juhtimine, rakendusentomoloogia, jällegi väga kasulik ja põnev teema. Taimede toitumine, aineringed ja kuidas siis näiteks taimset toorainet väärindada, et need teemad. Ja magistritöö siis viimane, mille põhjal te siis oma diplomiga viimase punktina siis tagate. Et magistritöö väga põnev protsess, kindlasti seda koostada, enamasti katse põhjal ja lõpuks kaitsete ka, et
mis te siis seal tegite, missugused hüpoteesid püstitasite, kas need leidsid kinnitust või mitte ja saate siis oma väitlemise ka proovile panna. Meil magistriõpe siis on sessioonõpe. Üks näide siis ka tunniplaanist, et õppetöö toimub alates neljapäevast kuni laupäevani ja siin on nädalad ka, et esimene nädal siis ehk siis septembri esimene nädal, siis 3., 9., 12., 15., et need nädalate kaupa siis välja toodud, et millal siis reaalselt kohal peab käima. Et esmaspäevast kolmapäevani saate teha omi asju nii-öelda, kas tööl käia või kuidas teie elukorraldus parasjagu on. Kui palju on praktilist tööd? Laboripraktikat meil on, et me selles mõttes õppesüsteem on sama nagu teistes ülikoolides, et meil on seminarid, meil on loengud, meil on praktikumid. Praktikumides saame siis teadmisi vastavalt siis selle aine teemadele, et siin näiteks fütopatoloogias saate määrata haigusi, saate tutvuda nende elutsükliga, saate külvata ka haigustekitajaid ja vaadata nende arengut. Katsepõllud ja tootjad muidugi, et kui teil on oma lõputöö üles ehitatud tootja juures mingit katset tehes, siis see on üks praktiline lisandväärtus ja praktika, kui te lähete ettevõtte praktikale, siis samamoodi tootjad ja katsepõllud tihtipeale käivad käsikäes. Ja see ettevõtte praktika siis ja lisaks siis veel erinevad lektorid, kes, kui meil endal Maaülikoolis jääb värskest kompetentsist puudu, siis me alati kaasame väljastpoolt kõige värskemate teadmiste ja huvitavate teemadega lektoreid. Vot, ja muidugi see enda katse, mis te siis kaitsite lõpuks ja see teaduspõhine magistritöö. Kuhu edasi? Võimalusi on väga palju, et kui magistrikraad on käes, siis võite võtta eeskuju minult, et kes ei saanudki Maaülikoolist ära, sest keskkond on tegelikult niivõrd soosiv ja hea, et tasub mõelda sellele, et jääda valdkonda siis teaduse poole peale, kas siis õpetama või teadust tegema. Aga kui see ei kõneta, siis kindlasti on võimalik ennast rakendada mõnes ettevõttes. Agronoome on alati puudu. Mõni agronoom kasvatakse juba bakalaureuse astmes, et on keeruline, kuidas helgeid päid õppes ilusti hoida, sest tõesti väärt spetsialistidest on puudu. Et mõned valikud siin ka välja toodud ei ole kindlasti kogu valik, see on selline väga õrn tolmukiht selle vajamineva või võimaliku potentsiaali juurest, kuhu tööle minna. Ja avalik sektor, erasektor, ei ole probleemi riigiasutustes töötada. RIA, Põllumajandusamet, sellised ametid kindlasti vajavad spetsialiste, kes on ka erialase tausta ja teadmistega. Ja käime veel korra üle. Õppevorm siis magistriõppes sessioonõpe. Õppekeel on eesti keel. Õppekohtade arv on 20 ja õppekestus siis 2 aastat. Kokku peab saama 120 EAP-d ja maksma ei pea, kui kõik õpingud sujuvad ja õigeaegselt asjad tehtud on. Magistriastmes, kui sessioonõpe on, siis kindlasti sellist tudengielu päris ei pruugi tekkida nagu bakalaureuse astmes, aga siiski te saate tutvused ja te saate kasutada sellist keskkonda ka sessioonõppe tudengina
et üritustest osa võtta. Meil on noorte põllumeeste klubi, mis nüüd on hoo sisse saanud ja usun, et seal sellist magistriastme elutarkust on vaja. Sportimisvõimalused, erialased väljasõidud, rahvusvaheline koostöö, kõik sellised asjad on võimalikud ja saab ka välismaal õppida, et ei ole ka Erasmus magistriastmele võõras teema, et saate oma õpinguid selle 2 aasta jooksul ka välismaal läbi viia. Ja nagu ikka meie ülikool ka mõtleme keskkonnale ja roheline mõtteviis on see, et meie jalajälg siin ei oleks suur ja meil oleks ümberringi rohelust ja sellist looduslikku mõnusat keskkonda. Et need minu aja õpingud, mis magistriastmes olid veel statsionaarõppes, aga usun, et killukesi võib-olla suudate veel parema kogemuse sellest luua, et killukesi ma siia piltidena tõin. Nii et kindlasti looge tutvusi, saate eluks ajaks head kontaktid, kes on valdkonna inimesed ja aitavad teil püsida siis valdkonnas oma teadmiste tipul. Et seltsielu ja sellised mõnusad loengud, seminarid, need kindlasti teid ootavad. Ja samamoodi siis, kuna sessioonõppega on tegemist, siis on võimalik ettevõtlusega kõrvalt tegeleda, kui on soovi, et mina magistri ajal oma esimese traktori ostsin ja tegevust sain alustada, nii et võimalusi on ja riik ka toetab noori alustajaid, nii et kasutage neid võimalusi ja lõpuks siis praktikat kindlasti nautige ja lõputöö katsete läbiviimist ja kaitsmist samamoodi, et selline hästi mitmekülgne ja mina ütlen, et kõige parem eriala, mida te saate on põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine üldse ilmselt õppida, sest põhi on tõesti lai. Laboris saate ka suure tõenäosusega tööd teha, et minu lõputöö teema oli mesilastega seotud, nende stressiga ja see töö sai siis kaitstud ka, aga samal ajal sai võetud paralleelselt veel oma ettevõttes vilja ja tõesti jõuab, kui aega planeerida, jõuab kõike ilusti teha, et kindlasti on kasulik ja põnev. Kuidas siis meil õppima saab? On vastuvõtt sellel aastal 2. juunist 3. juulini, lõpeb kell 3 ja saab võimalusel koha peal ka 25. juunist kuni 3. juulini siis tööpäeviti avaldust esitada. Võta taotlus samamoodi, et kes tahab üle kanda ainepunkte, siis see on ka võimalik, et kõiki aineid võib-olla tingimata läbima ei pea, saab ka üle kanda, siis selle jaoks on ka tähtaeg 13. juuni. Ja vastuvõtukatsed, kellel tarvis siis 7. kuni 15. juuli. Ja 18. juulil võiks siis teada saada, et kas te saite õppekoha ja kinnitama peab ka siis, et hoidke nendel kinnitamise kuupäevadel ka kindlasti silma peal. Olulised kontaktid, meie hea õppekava juht Eve Veroman kindlasti vastab küsimustele, mis võib tekkida ja õppekorralduse spetsialist, siis Maire ka on väga tubli ja aitab selliste administratiivsete küsimustega ja kõik õppekorralduslikud teemad võib ka suunata temani ja võib ka minule kirjutada, et vastan ka nii palju, kui oskan. Et kaarel.pent@emu.ee siis analoogselt nagu meil kõigil töötajatel siin.
ja nüüd meil on aega veel mõned minutid küsimuste jaoks. Mul on hea meel, et te kuulasite ja kui on mõtteid, siis võite vabalt siia kirjutada või kui ei ole, siis vaatate järgi seda salvestust ja saate siis tekkinud mõtteid välja käia. Aga mina lõpetaks ja soovin teid kohata juba septembris. Sessioonõppe inimesi küll näeb ja kohtab vähem, aga loodan siiski, et leiate magistris omale mõnusa õppekoha. Aitäh!